Käesoleva aasta mai ja juunikuu jooksul oli võimalik kõigil Natura metsa omanikel esitada taotlus, saamaks toetust, mis kompenseerib siis saamata jäänud tulu. Saamata jäänud tulu siis piirangutest, mis nende metsades on kehtestatud tulenevalt loodushoiust. Et sellel aastal laekus ligemale 4800 taotlust, mis on küll 100 taotluse võrra väiksem maht võrreldes eelmise aastaga, kuid samas on taotletud pind suurenenud. Kiiduväärt on sellel aastal e-PRIA kaudu taotlemise mahu kasv. Et üle 20% taotlejatest on oma taotluse esitanud e-PRIA kaudu, mis ühtlasi siis aitab kiiremini andmetel jõuda süsteemi ja asuda kiiremini ka sisulise menetlemise kallale. Et kui vaadata selle aasta taotletud alade struktuuri, siis alade arvu mõistes on küll taotlemist olnud tagasihoidlikult, ehk siis võttes toetusõiguslikud alad võrrelduna siis taotletud aladega, on tegu ikkagi seal kahekordse vahega. Aga kui vaadata pindasid, kui suurtele aladele, siis see vahe on väiksem, et 75 000 hektarit võrrelduna siis 82 000 hektariga. Mis võib-olla ilmestab selle aasta siis vähenenud taotluste mahtu, on võib-olla asjaolu, et eelmise aasta alguses saatis Erametsakeskus kõigile Natura metsa omanikele teavituskirjad, tuletades meelde, et teil on selline mets ja on olemas selline asutus ja on olemas ka võimalus saada kompensatsiooni nende piirangute talumise eest. Et eelmisel aastal oli 800 inimest sellist, kes eelmine aasta küll taotlesid, kuid sellel aastal millegipärast ei tulnud taotlema. Samas sellel aastal oli 500 taotlejat rohkem, kes ei ole ühelgi varasemal aastal seda toetust taotlenud. Nii et eks sealt tuleb ka välja seda asjaolu, et inimesed ikkagi vajavad pidevat meeldetuletust. Tegemist on üheaastase toetusega, seda tuleb iga aasta uuesti taotleda. Ja eks ole ka neid inimesi, kes mitte taotluste perioodi ajal pöörduvad Erametsakeskusesse ja ütlevad, et nad unustasid, et mis nüüd saab. Et ega siis midagi muud ei saagi, kui et tuleb kindlasti järgmisel kevadel taas kord meeles pidada mai ja juunikuu jooksul meie poole pöörduda ja oma taotlus esitada. Et põhjus, miks ei tulda taotlema, on võib-olla ühelt poolt seotud sellega, et see ühe taotleja omandis olev Natura metsamaa ala on küllaltki väike ja kõik need kohustused, mis kaasnevad selle toetuse taotlemisega, ei kaalu seda toetust ennast üle. Et kui vaadata esitatud taotluste ühe taotluse sees olevat alade arvu, mis on küll puhtalt statistiline näitaja ja ei kirjelda tegelikke mahtusid, siis pea pooled taotlused ongi ainult ühele alale esitatud. Siis selle raputame. Nii, siin me näeme ühte teist püünise tüüpi. See on lehterpüünis või paljulehtriline püünis. Antud juhul see modifikatsioon on välja töötatud ja toodetud Venemaal, aga analoogilisi püüniseid tehakse ka Poolas ja Kanadas. Konstruktsioon on täiesti erinev sellest ristpaneelpüünisest, mida siin 80ndatel aastatel Eestis kasutati, aga üraskeid püüab ta sama hästi. Siia paigutatakse täpselt samamoodi Veromon dispenser siia kusagile püünise sisse, et ta tuule eest oleks kaitstud ja see lõhn paremini vastu peaks. Putukad lendavad selle
lõhna peale, siia vastu lehtrit, kukuvad lehtrisse ühest lehtrist teise ja all on siis kogumisnõu, kust me pärast saame need kokku koguda ja siis hävitada. Üraskipüünised on head kõigepealt üraskite seireks või selle asustuse ja lendluse dünaamika jälgimiseks. See annab täpset informatsiooni, kunas üraskite lendlus kevadel hakkab, kunas on see maksimum, kunas lendlus vähemaks jääb, edasi suve poole, kunas algab sõsaraude rajamiseks lendlus ja lõpuks siis juuli lõpupoole, kas siis tuleb teise põlvkonna lendlus ja vastavalt sellele saame siis otsustada jällegi üraskitõrje meetmete üle. See on üks püüniste kasutamise võimalus, nii et annab informatsiooni üraskite esinemisest ja asutuse dünaamikast. Aga teine võimalus on neid püüniseid kasutada ka üraskitõrjeks. Kui me paneme eelmisel aastal tekkinud üraskikolde lähedusse üles mõned püünised, siis see püüab siin vähemalt tuhandete viisi, 4-5 tuhat üraskit püüab see püünis kindlasti ühe kevade ja kevad-suve jooksul kokku. Ja see tähendab seda, et see aitab säästa ikkagi kasvavaid puid. Üraskid lendavad selle lõhna peale püünisesse ja siia nad jäävad. Selle asemel võiksid nad ju asustada kasvavaid puid ja need hukkumisele viia. Nii et püüniste kasutamine on võimalik ka tõrje eesmärgil. Nüüd küsitud on sageli, et kui kaugele üraskid siis lendavad. No nad võivad nagu teisedki putukad tuulega edasi kanduda üsna kaugele, neid on leitud ka kuni 40 kilomeetri kaugusel metsaservast, aga see on sel juhul, kui tuul nad edasi kannab. Aga tavaolukorras kooreüraskid ei taha väga kaugele oma lähtekohast või sigimispaigast lennata ja sakslaste poolt on katseid tehtud ja uuritud ja leitud, et 65% üraskitest jääb 100 meetri raadiusesse eelnevast kahjustuskoldest. Juhul, kui selles ümbruskonnas on olemas asustamiseks sobivaid puid. Ja 90% nendest üraskitest jääb 500 meetri raadiusesse. Nii et see näitab seda, et püünised ja püünispuid kasutada on otstarbekas ikkagi eelnevatel aastatel tekkinud üraskikollete vahetus läheduses. See aitab siis säästa kasvavat metsa, kui me neid üraskeid kokku püüame ja nende arvukust metsas vähendame. No nii, sai siis püünis koos veromooniga peale. Olemas, see on venelaste püünis, väga hea püünis. Mida mul praegu ei ole, on siin need kastpüünised, mida meie metsaomanikud kasutavad, mis Austriast või Saksamaalt ja Tšehhimaalt ostetakse. Aga need on üsna siuksed suured, nagu postkast näeb välja või autoradiaator. Ja neid on üsna raske või ebamugav metsas üles riputada. Võtavad palju ruumi, aga need püünised, need käivad hästi kokku. Võib ka selle siit veel ära võtta ja kokku panna ja kompaktne, võtab vähe ruumi ja metsa üles riputamiseks. Riputamine on väga lihtne. Ja paigutame selle kogumisnõu siia alla. Kaasas üks sissitäis üraskeid, kes on ära loetud ja selles topsis on praegu täpselt 2000 üraskit. 2000 kuusekoore üraskit. See 2000 üraskit on täiesti piisav ühe elujõulise puu surmale viimiseks.
1 aasta jooksul. Aga ühel puul, kui on edukas asustus, järglaskond võib olla 20 000 üraskit ka, kui ei ole väga palju looduslikke vaenlasi ja nii, et ühe järglaskond ühelt puult võib ka 10 puud hukkumisele viia. Ja seetõttu need üraskikoldedki laienevad siin. Topsitäis üraskeid. Püünis siia puu peale jääb nüüd jälgima seda, kas teise põlvkonna üraskite lendlus hakkab toimuma või mitte sellel aastal.